Aga me võime mängu minna nüüd hakkas match start peale ja see on vist ei ole. See on esimene round juba. See on esimene round, täpselt nii. Nuga on tehtud, Miami selle võitis. Just. Ning vaatame, mida siis terroristid plaanivad teha siin. Hetkel tundub A-poole see commit minemas, kus Leffi on juba jõudnud, Leffi on jõudnud juba tegelikult ukseruumu. Ning vaikselt ka Head, Troll Hunter pushimas on mainist. Ja mul on tunne, et Leffi võib vahele ei jää, siis muidugi minema võib. Ta on ukse juba lahti, inimesed teavad, et ta on seal ilusa killi vahepeal, võtab ära siit miidist. Iki on katka vastu ning 4 versus 5 olukorras Miami hetkel on ilusa shoti, saab vastu pead Mini Jansik, võtab miidist maha ka Jaagi. Hetkel ilusasti saadab see 2 fragi vastu ning Miami on jälle eduseisus 4 versus 3. Ja lõpuks me oleme mängu asuda, aga kelle peale siis enda raha panid? Lõpuks ma tean, chatis küsiti küll, aga ei oska, aga vaatame läbi, kui mitu nähakse ära, kas saab pihta teha. Ei saa, sest lõkseb puid, siis tuleb ilusti appi, kui Leffi saadakse side control kätte, kui Hike on juba side'is valmis, pushib peale, saab ilusti ka ilusti teises ja ees, kas ka kolmanda, ei. Aga nüüd on tegelikult asi päris halvas. Mini nägi ära, kus ta on väga hästi. Halvas olukorras on praegu. Mini saab selle killi. Miami võtab siit esimese raundi Defuse'iga. Jah, nüüd tuleb tõesti see hetk välja, et see defusimise või mida defusimise pommi seda piiksumise häält oleks hea kuulda. Täpselt, kui me räägigi. Jah, aga praegune setup meil seda ei võimalda nii, et kui me natukene ülehindame enda mingit defusi timereid, siis ehk ta andestate meile. Sest jah, kui meil tuleb niisugune pisike asi sisse, et jõuab siis enda võhku ja siis me oleme nagu pain. See on meie soundi pärast. Aga eks me üritame soundide silmadega. Ja siit Leffi sai disconnecti nii, et jälle on meil match post. Seega järjekordne paus. No, aga siis me natuke aega pausi ajal mõtleme, mis kõik ja kuidas üks toredamal näpitakse, nagu te näete. Siuke production välja on kohe nagu põhjas. Ei ole hullu vist, ma ei tea. Siin operaator kõps teeb meile kõrval siin päris head tööd niimoodi. Tõks. Järjest vaatab. Kohati võiks olla isegi meil väike paneel siin ees, et me näeksime, kus kaadris me oleme. No, siukest asja me sult ei oodanud, kui me just rääkisime ära, miks meil ei ole soundi. Me ei kuule game'i soundi. Kas sa mõistad ära Andred Sarkin? Kohe niimoodi tõmmati laivis tuli peale või? Ja ostke net väldi meile. Aha. Kas meil on kehv net või on äkki siis tagumisel otsal, kes seda meid vaadata üritab, äkki kehv net? Ilmselgelt. Ma ei tahaks olla nüüd kuidagi paha muidugi tema suhtes, aga ma arvan, et ta võiks ise endale neti osta. Why not? Ei no, neti ostmine on alati tore asi. Helista 113 ja saad Elioniga ühendust ja Jaa, mul tuli Elionist üks päev teatis. Aga teine round läks käima ja siis ma ei pea oma Elioni muredest rääkima tervel maailma. Ja tundub, et saadi võib-olla murel lahendus ning miks meil juhtus on Force Bide ei tehtud. Nagu näha, ei osta Armort osti Tech 9 osti. Kuriküll endale Armori nagu ostis, et Video 50'd. Vaatame korra raha. Jah, täpselt Force Bide tulnud. Katte saab ilus praegu kätte miidist tonkse peale ning 4 versus 5 olukord, kus jällegi A-poolele vaikselt Team Desire minemas on. Jep, ja praegusel hetkel siis Miami või Miamist Mini nägi ära selle ukse avamise ja teadis mida oodata. Ilus Kako väike Tikoi, seal otsas ja takkas tuleb appi Jansik, võtab kätte Leffi ning lõpetab ära ka ja võrdlemisi puhas round Miamile. No, Mini küll ainult surma sai. Seal ei olnud midagi väga teha, kui Rifle versus pistolid ja väga ilust ära võetud. See ei antud isegi võimalust tervestada. Tõsi ta on. Nii siis, nüüd esimest korda saab ka Team Desire endale full buy teha. Mis arvad, mis siit, kas nüüd Miami suudab
muud ja lahedamat teha. No pommisid maha, Pai on tulnud peatud äkki ära võtma selle raundi, kuid ilusa pikki saab juba kätte boosti pealt Ikeon ja Tonke jälle sureb ära. Ning Miidist on head tööd palju teinud. Ja läbi ukse spreib väga õigesse kohta. Mõlemad playerid päris ilusti spreisid nii Leffi ja teismelist eludega peale kui Mini 31 eluga. Ja ma ei kujuta ette, kas Mini nüüd kuulis sealt ennem seda või oli siukene, kuidas öelda siis, mis ta on, intuitiivne sprei või? No, minu tea. No äkki poistin skilli ja aimavad juba. Äkki võib-olla tõesti. Vaimu silmas, kus ta on? Ilus smoke tõeb äkki nüüd Meini. Draco on valmis selle door pushiks samamoodi Katka. Ja väga hästi praegu katavad selle ust nii oli siis Katka ja Draco, jah? Ja tuleb ilusti veel sisse naast siin. Screenshoti saab kätte praegu Leffi. Ja nüüd on teada, kus Leffi istub ka, nii et Leffi oli juba enne tegelikult sealt teada. Ei mõtlen, et vahepeal võis ära liikuda, aga nüüd on teada, et Leffi tuleb tegelikult B-push, samal ajal kui saadi kill kätte A-st. Kas seda ootavad? Nick kuuleb ära, et on seal, tuleb ka flash. Flash läksib ära ühe, saab ilusa kätte samal ajal teise killi. Ikke on juba tal abis, ilus kontroll on saavutatud CT-del. Ja pomm tropiti saidi peale täpselt, nii et ja aeg enam pole 5 sekundit planti enam kätte ei saa ning siit läheb round Miamile. Nii et Miami 3-0. Jah, et tegelikult see on CT map, ütleme nii, et kui terroristid siin muud raundi saaksid, oleks päris hästi mängitud. Ja vahepeal tuleb päris huvitavat announcement'id meie tööskonna Alari poolt. Et ärge laske 11 või? Jaa. Team Friend Fire'ist saab bänni ja siis Alari pidi suht raske neid maha võtta olema. Ahah, väga huvitavad sellised lahendused muidugi. Ja, aga siit tuleb Meat Push terroristi poolt 4. raundis, kus nähakse ära praegu Tonke jälle esimene sureb. Ilusti Paidid jaoks saab kätte selle ühe killi Draco vastu, refrag on võetud, kuid siit on kohe praegu vastu võetud. Ja 2-4 vastu peavad nüüd Miami või vabandust, Desire'i vennad vastu pidama. Ja nüüd eksin veel. Aga jaokseb kätte ilusa killi, pomm on maas, nüüd tuleb kiiresti appi sealt Nick ning võtab refragi jagi vastu, võtab sellega 4-0. Ja Miami näitab ennast väga heast küljest praegu sellel kindlalt talle raunde. Jep. Aga nüüd ehk on järjekordselt korralikum võib-olla Pai terroristidel. Võib-olla tõesti. Ja sellega äkki teavad midagi terroristid. Armelid on olemas, me näeme 2 AK-d, 3 AK-d, ühte Scouti, ühte Galilli. Leffi üritab siin Scoudiga jälle saada seda õiget kohta, kus enne läbi spreid ja Dracol on 43 AP-d, kas ta sealt ka piht sai talle hetkel või ta läbi tähele ma ei pannud. Mini täpib jälle läbi Tori, aga kas nüüd näeb ära? Nägi ära vähemalt Leffi. No ilmselt, kui sealt uks nagu avatakse, siis keegi seal ilmselt on ka sama push'is ilusti praegu Meini saab kätte ühe killi ning 5-4 olukord jälle Miami kasuks. Miamile alati iga nagu raundi algust saab edu, et alati on esimene inimene, kes sureb, on siis Team Desire'i poolt. Ja tavaliselt viimased korrad on olnud see Tonke. Viimased 3 korda vähemalt. Ja meanwhile siin on siin on üks tore asi, mis on tegemata meie sõbral Bloomil. Ta suutis enda Friendslisse tööle jätta ja hakati spämmima seda. Aga see offline'i on pandud nüüd ja vahepeal mängime tagasi tulles ikka Miami edu 4-2. Ja saab Katkasid hea piki. Teatakse, et on Mainis 2 inimest, saadakse 1 maha isegi lõpus läbi Smoke'i spray ning nüüd peab tegema Desire'i 1 meeskonna liiga võib-olla midagi suuremat tööd, ehk saab paar pikki ette. Ja Kuri ei saa siin ise vähemalt mitte midagi teha, sest time jookseb läbi nüüd. Aga teie Hamptonis on ta esimene killi kätte, kas ta kuuleb, et Main teeb ka 3. saab kolma? Ei, Mini võtab siiski ära ning 3. killist. Sai vähemalt 2 killi vastu võetud. Nii et kui mitte midagi muud, siis Minile vähemalt natukenegi või vabandust Kurjale. Ja Miami jätkab kindlalt võidulainel praegu. Ja 5-0.
ei ole üldse isegi praegusel hetkel neil mingit niisugust libastumist hetke on. Ja kas siit need pääst tiid nüüd tundu panevad? Kohe, kui saadakse 2 killi kätt tiimas seisma ning juba teedel selleks valmis ning üks versus 4 püstudega. Seekord ainukesena elus Tonke. Oi, või siiski teeb, esimene killi ning teise selle peale pista teise killiga ning... Jaa, Mini tegi ilusa kulbi. Täpselt. Sa oled sõna vale veelnud, ma vaatan. Ma tean, mängin natuke aega. Tubli võist. Küsitakse bracketi linki, kui te kirjutate hüüumärk bracket, siis te leiate selle bracketi lingi Nightboti kaudu. Yes, joo. Ning jah, tänane lännipäev on siis alates tänasest kuni homse hommikuni jutti. Ei ole vahepeal pausa. Kuust siit, kas Tonke saab siit mingi esimese piki, näiteks esimese surma asemel? Ja, ei tundub, et hetkel miidis kedagi ei olnud, keda pikil seal. Siis päris sandbagidest üks ääras meil oli, teda ta kätte ei saanud. Aga vahepeal on Mini saanud ühe litiga, Headhunter Troll on ühe liti saanud üle sisse, kui... Ja siit näeb lehti ära Mini ja Mini kukub kohe selle peale. Ja kohe Draco võtab ka Free Fragi vastu, nii et 4-4 olukord. Oi, nüüd ilus täpp praegu Jaagi poolt Jensikule ning ilusti saab praegu edut ning ise tuleb äkki võimalik edu, kui selja tagant Draco ning ei saa üldse kiirelt infot anda ning 2. Dracot oli muidugi, algus oli ilus spray control otse näkku ja pärast veel paar täppi selga ja sellest oli piisav, et elimineerida ära. Vähemalt 2 molli lendas ka välja, kui me nüüd väga valesti ei vaadanud, vist oli Incendiary või kuidas iganes selle hääl tuli. Aga nagu näeme, siis päris kiiresti mängis Team Desire enda edu maha. Jah, see Draco nüüd küll kukkus sellest ja Tonke 9 eluga üritab maailma päästa. 20 sekundit tegelikult aeg on, PS on juurde aega minna, aga ikka teeb ilus töö, võtab Tonke maha. Tonkel ei olnud küll, jah, Tonkel piisas sellest, et oleks põlvili kukkunud, oleks surma saanud ilmselt. PS see push nüüd tuleb Kuri poolt, Nick ta ära kuulis, info juba tuli sisse, nagu näha, rotation tuleb. Ilusti ilub Nick, kuuleb ära planti, kas ta saab planti kätte, saab lisaraha? Ei saanud lisaraha ning 7-0 ja mille. Väga hästi siis nii-öelda seelajant rössitud sisse veel. Ilusti mängis Nick selle olukorra ära siis. Ja Tonke näitab meile sirpi ja vasarat. Ja nagu näha, siis kõik on oma rahad siin turniiri mängu pandud, ostetakse ära kulunud Forest mingid skinid ka nugadele. Lihtsalt, et skin oleks noal. Aga skin to win? Ma arvan, see kehtib ainult lollis. No okei, easy skin, easy life. No mida sellist. Äkki tulevased TTÜ mängud on ka CSGO ja nüüd Ike on... Ja tegelikult päris kaugel on pushinud Ike on... Aga saab siit teise kätte, saab teise ka kätte väga hästi. Mängis Ike on praegult Jaagu või Jaagi vastu. Ja nagu näha, see aggressive push võitis päris hästi 2 killi saadi kätte, 3-5 olukorda ilusti backis ära ning nüüd on täiesti Miami round tõtte. Sest 3-5 vastu tulla on tegelikult päris keeruline. Jep, ja kui nüüd Draco ka piisavalt südikalt istub siin ja enda aviga ootab ukse poole, siis küll ta siit oma mõned pikid kättega saab. Küll ikka on inimestel nimed. No Mini on normaalne, Nick on ka normaalne, aga Ike on Katka. Ja Tonke on okei, on ju. Sellest aru, Leffi on veel okei. Kuri on niisugune, et kuidas sa seda käändad? Oled kurja või... Ike on Katka. Oi, ja ei saanud praegult Leffi põhimõtteliselt vist ühtegi hitti Ike kui selle, kelle pihtas oli nüüd, ma ei mäleta. Igatahes tema spray läks pahasti. Kui meil oled siukse väikse terrori seitsärge praegu pandaks, esimene mäng, mis me täna kästime... Ja kõik inimesed veel siin sebivad ümberringi ka, nii et... Edasi läheb ainult paremaks, aga... Peaks minema. Meanwhile, kui me räägime mõttetut juttu, on aega jäänud kõigepealt 3 sekundit ning üksinda Kurile ei ole midagi teha. Jansik võib-olla läheb siin... See on Jansik ja Ike on mõlemad. Ma ei pannud seda tähelegi. Nii Jansik kui Ike on. Üks on Ike on arvestab Jansikut ja Jansik arvestab Ike on. Alright. No nüüd paarest. Vahet üle, kas nad on poisid või mitte. Ja siin on tüdrukud ka päris palju, ma vaatasin. Mingi oma 10 oli kindlasti. Aga äkki on mingi miks tiim, nagu sa tahtsid siin paar ma mõtleksin midagi siukest, et oleks, ütleme, 2-3 naist isegi tiimis. 2-3 naist, 2 meest ja kohustuslik, jah? Ja midagi siukest. Nii, aga seda ei täppinud ära praegult, ei Aviga Kuri.
ega M4-ga. Mini sai päris suure hitti siit 19 elu alles, seega piisab ühes kuulist, et Mini ära tappa. Seda nüüd küll. Mini siiski sai sealt läbi seina shoti AWP-ga võit, sellepärast aga surma ei saanud, aga Tonke võtab vastu ühe killi nüüd. Mini on low AP ja siit on Desirel võimalus tegelikult round võtta. Mini on low. Nüüd on üks vähest kordadest, kus Desire on tegelikult eduseisus. Kui me vaatame, siis tegelikult tervest on ikkagi suht spreed üle mapi, mingit kontrolli on tegelikult olemas. Ja Tonki võtab Jansiku. Lehv jooks pikk saab esimese killiga, kas teab, aga nurga on teine. Ja võetakse maha siis nüüd esimest korda Miami. Ja Desire poolt hea round. Desire poolt hea round, tõesti hoiti meet kontrolli. Saadi kätte sealt üks kill, samal ajal kui meet kill võeti, info tuli siis Miami tiimile, kohe tegi A-play siis Lehvi ning tõmbas tiimile 2 killi. Väga hästi saadi nüüd see üks roundki tagasi vähemalt ja Ekosse Miami kohe paugu pealt, võiks öelda. Jah, see tõesti tegelikult neil on ökonoomselt suht jama olukord, kuigi nad on järjest võitnud nii palju raunde. Aga samas, kui nüüd peaksid Desirel mingi pea tegema kaotama, siis nende ökonoomia on väga pekkis ning väga raske on võidu olukorra tulla, kuid ilmselt siit Jaak Lehvi teevad ilus töö ning... Jaagil oli väga hea spray control praegult, võiks öelda. Trako, aga siit ilmselt midagi nagu ei teinud ning 8-2 läheb Desirel ning Miami saab jälle osta. Jep. Vahepeal siin karjutakse meil announcement, selle ajal me ilmselt oleme natuke vait. Ja siis me laseme teil ka neid announcemente kuulata mõnuga ja nüüd on, ütleme nii, et iga mehe mäng taaskord, et mina paneks oma raha selles raundis vähemalt Miami peale. Nad on näidanud seda tugevat külge ja ma ei usu, et nad väga palju kaotavad ennem siis pootevahetust. Ja nagu mapi pealt, siis Lehvi naaf ka siiamaani. Me võime isegi korra vaadata Lehvi pilti, kuidas ta niisama seisab. Aga siis võib-olla Lehvi mängib lihtsalt nagu niisugust slowpoke mängu. Endaga. Ta on väga kannatlik. Aga endiselt on suhteliselt spread out'i inimesed üle mapi terroristide poole pealt. Mingit kindla saidi poole kontrolli võtmist ei ole. Ilmselt üritavad saada piki kätte ja siis committida saiti. Aga ilusas spray'd ja jälle Mini läbi ukse saab ka vastu kogu aeg 80 damage'it. Aas on jälle üks ette suhteliselt lõu. Ning kas Lehvi on juba tagasi? Ei, Lehvi on ikka baasis AFK, kas Lehvi on näiteks arvutiprobleemid. Võimalik, aga vähemalt tiim on läinud seda raundi mängima, mitte isegi pausi peale panna. Ja ma ei tea, miks autodirektor näitab ikka meile Afkerit, kui aastas tuleb väike tundus committi moodi asja, kuid mitte. Siiski Trakolt võtti suksest enne me killi ja pomm on väga halva koha peal praegu maas ning backiti sealt ära ka, kas see round siis tõesti jäädakse nii nagu on. Seivitatakse oma relvad ja minda just sellepärast, et Lehvil ei AFK. Nüüd on nii, et kõik hoiavad oma relvasi ja ei minda rohkem peale. Vahepeal, kui sa siin räägid, siis ma jagan mõned Banhammerid laiali. Ja et chatis käib natuke liiga palju sükest möla. No ma ütlesin jälle veel paus, nii et tuleb jälle mingit teksti välja mõelda. Ja ilmselt rääkides natukene analüütikute tööd ära. Aga 9-2 skoor. Ütleme nii, et kui tiim Desire tahab sükest nagu kindlat võiduvõimalust, siis nad peaksid kõik raundid praegu võtma terroristide poolel. Kui ei tahaksid sükest head CT poole võimalust saada. Meil on siis veel praegusel hetkel 4 raundi jäänud. Et kindlasti tegelikult piisab 3 raundist, mis ei ole nii paha, aga 4 jaoks ikkagi perfekt. Kui nad alla selle võtavad, siis CT poole läheb neil väga raskeks. Tegelikult see samas oleneb sellest, kui hästi nad on harjutanud seda mängimist. Et samas üks võib olla nii, et CT pool toidab räigelt hästi ja terroristide pool ei toida. Jah, kõik on võimalik, selles mõttes, et oleneb palju tiimid ise nagu präkkinud on, nagu sinust ütlesid ka, aga ja mis poolt nad mänginud on ja mis poole peal ennast mugavamalt tunneb. Ma vahepeal vaatan, äkki ma saan teile natuke infot anda, kes kui palju täpselt on.
nimelt seis näiteks Team Australia ja Mürsikute vahel on 15-2 Team Australia kasuks. Siis vahepeal ka Chavels ja Vixen Gaming on alustanud mängu, kus 10-3 on hetkel Chavelsi kasuks. Ning näiteks üks mäng veel, mis on lõpupoole minemas, on hetkel tryhard.ee versus Outtech, kus 15-4 juhib tryhard.ee, kus teile midagi suurt ütleb, kes nendest tiimis on. Ma ei kujuta ette, kes tryhard.ee võiks olla. Äkki neil on tõesti leht olemas, proovime. Tryhard.ee Ei. Serverit ei leitud. Nii et see on küll nagu... Ja ma vist siin kahjuks past matchisid ka ei näe, kuigi ma usun, et kõik matchid, mis lõppevad, tulevad ka bracketitesse. Kui tahate bracketit näha, kirjutage Hugh-Mark brackets. Jep. Ja senikaua, kui me veel siin match-pausi peal ringi tuulame, siis te võite rahulikult minna ja kutsuda oma sõpra juurde, minna laikida Boomcasti Facebooki, Boom eSportsi, TTÜ eSporti, Byte Eventsi, Bloomi, kui Bloomil on ka Facebooki leht olemas. GameHD muidugi, võite laikida. Võite minna YouTube'i, panna see subscribe nupukene selle alla. Ja ma ei tea, kas Bloomil on mingi leheke olemas endal või ei ole või? On sul ka mingi Facebooki leht või midagi sellist? Facebooki lehte mul ei ole, aga kõik tulge minu Twitterisse ja Twitchi. Ja Twitchi ilmselt manavad alla meil järgmine kord, kui siis Production Bloom ise näoga laivis. Aga rohkem enam ei räägi sotsiaalmeediast, vaid lähme mängu, kus juba tegelikult Leffi teeb väga hullu tööd, võtab 2 aastat killi, võitis tagasi 2 Free Fragi. Kas Leffi oli see, kes oli ahv või? Leffi oli see, kes oli disconnecti. Ja nüüd võtab niimoodi kille või? Disconnecti. Ma arvan, et siin on väike... Aga Trako ilusti mängis Smogi ära, sai antud trollile ilusti killi, refrag Trako poolt kohe kurile ning nüüd Nick lõpetab see töö ning Miami 10-2 ning läheb rassiks tiimi Sairel. Ja jah, Nick võttis praegult päästis natukene ka Miami nahka. 13. round läheb käima nüüd või nüüd. Jääd 5 sekundit käinud juba. No näed. Aga ma tegelikult siinkohal arvan, et nagu näha, siis ökonoomia on terroristel üsna halb. Siin väga palju raha boonusega neil enam juurde tule, seega järgmine round kaotatud peaks tulema kas Force Buy või Echo selle. Ja Nick saab siit esimese fragi kätte. Tundub, et siin tegelikult siukse Desirei kaotuse pool minemas on 4 elu, edanud trolliga Strako pushid läbi, ilusti näeb Leffi ära. Tuleb laadida M4A1S-iga, sest see on sitt relv nüüd, kuul ja vähe, spray on rõve, rate of fire on veel rõvedam. M4A-l on täpselt sama palju kuule kui AK-l. 30. M4A1S on vastu. Kohvel. M4A4 on nii. Vabandust. Täpselt nii. Jah. Aga nagu näha, siis tõesti nii on 3 versus 5 olukord. Ilusti võtab Nika killi ning nüüd 2 versus 5. Ilmselt ei saa väga palju ära teha, võib-olla paar killi saab, puustada enda raha individuaalselt. Ning rohkem väga midagi. Info on tulnud, et Milgarasis inimesed ootavad ilusti. Ja ike on. Selge ning võtab 2 killisid ära ning 11-2 läheb Miami juhtima. Igeon tegi jälle ilusti ja hästi. Ja küsitakse, kas me oleme TTÜs või Tartus, siis me oleme siiski Tartus. Paikne praegu Tartus, see on mu 4. sport Tartus. Ja väljas läheb juba haiglaselt pimedamaks. See on udu. See on vist udu, jah. Või on pilved või... Siuke Silent Hilli tunne tekib, see taknast välja võetud. Ja Silent Hill toimub meil ka mängus... Kui Silent Hill siin ikkagi on selles mõttes, et... Me ei kuule seda mängu. Kui 11-2 see on, siis ma arvan, et see on Silent jälle. See võib vaikselt liigitada juba reivi alla. Ma üritasin vähemalt nagu kuidagi moodigi... Ka ma olen Boom, ei liigita kuskil mingit asju. Ja kas siit ei üritasin Leffi läbi Tori täppida, aga väga otsustamatult. Mini küll sai ilusas spray tehtud läbi Smogi, kuigi ta seda ise ei teadnud.
Nagu ma rääkisin, see Eco Round on praegu Team Desirel suhteliselt peest minnakse, kuid kõik on väga lõud, siin ilus spray ja Kikkoni poolt. Ilus 3-4 sai, siin oli tegelikult Eesti võimalus, kuid liiga palju terroristi tuli ning ei saa tõesti kätte. Kas saab pomp planted natukene nende raha puust järgmine round? Planted ja pomp planted. 800 lisa kulda siit neile kukub kotti. Just, ja kui siin nüüd vahepeal natukene sama kõrval möla rääkida, siis meie kõrval on toimumas ka mingi laste sünnipäevapidu, kus kõige suurem atraktsioon tundub olevat Landparki. Ja nii palju inimestele, kes siin räägib delay'st ja etteütlemisest, siis tegu on siiski Code TV-ga, kus me asetseme seega, meil on vähemalt roundine delay mängus, nii et keegi mitte midagi siin ette öelda ei saa. Ega coastada või mis iganes. Kõige peale on ammu mõeldud. Ilmselt, kui teie suutsite selle peale mõelda, siis me suutsime juba ammugi selle peale mõelda. Miski pärast me tõime korra pildiga eetrisse, seega tere kõik, kes me pildis vaatasid. Ahah, me tegime selle päris ammu vist ja ma ei teagi. 30 sekundit tagasi, me teame, mis meil pildi peal läks. Kaupa! Juba on tagasi. Seda nägime meie muidugi. Siukseid asju juhtub. Aga 12-2 Miami ja Team Desirel on väga raske seda mängu üldes võitma minna, kui pomm on peesse plantitud ilusti, tegelikult kiiresti peesse saadi kätte praegu Draco 2-3 olukord ning nüüd, kas tuleb Team Desirele 3. round ning nii on 2-3 lõpetavad terroristide poole hetkel siin. Jah, võtame nüüd poolte vahetuse ja vaatame, mis edasi saab. Mis sa arvad, mis siin edasi saab? Ma arvan, et Team Desire ei laki nii palju ära. No mis kõigest arvan? No ma ei tea. Jaa, jänest ei saa turvaliselt vaadata, sest tegu on koha peal olevat Code TV-dega. Ehk siin kants sisevõrgust ligi siia. Seega te ei saa kus ma seda vaadata. Ja vahepeal võite kuulda siin kõrval nii Maris kui Gamehoodi naermas, kui see meie mikriteni jõuab. Ja kui see on peenem hääl, siis on raudselt Gamehood. Jaa. Gamehood on väga erutunud täna selle päeva üle. Jaa, ta isegi käsi või ta istus enda käe peal nüüd, et õhtu oleks põnevam. No selles mõttes ilusad mängud istuvad kõrval ka. Ja käsi suri ära, kuule, masseeri mind, palun. See on väga halb vabandus, ma arvan. Muidugi on halb vabandus, aga mingi vabanduse pead tooma ju. Aga tuleme äkki pistole juurde Gamehoodi kätest ja nende väsimusest. Jah. Kui tegelikult vaadake, mis taktikat teevad tegelikult siin terroristid ilusti, tegelikult miidis 4 venda praegu pushid miidi poole, nii on kontrollima saavutatud. Shortis saadakse maha ilusa headshotiga. Ja Nick võtab 2 tükki järjest. Milline mees. Ja kohe Riif räägib vastu, Leffi saab 2 killi samamoodi vastu ning Mini on üksinda praegu 3. Teete vastu Leffi siit, kes saab 3. killi. Jaa, nii on. Võitis ära. Leffel kill. Nii et Leffi pärast seda Reconnecti teeb ikka palju paremat tööd. Leffi ilmselt siis tuleb saata ilmselt mingi mänguvana kontrollima, ega tal hiires midagi ei ole. Nagu flash on. Oh teid. Mine tea, mis neil hiires ei saa tulla. Ei muidugi, äkki mingi... Suur hiir. Aga siit tuleb kiire veerünnak, nagu näha, siis terrorist jooksid kiiresti peale 2 tükki seda defendimas on see eedsete leiab, kuid mõlemad on ühes kohas ning ilus saab Ike on selja tagant võtta 2. Ja Ike on märkas ära, kus oli, kes oli nüüd silmanurgas kämine. Nüüd on vaja pommi kiiresti maha panna, nii toimub pomma maas, saadakse kätte ka 3. kill, 2-4 olukord ning väga võimalik, et force by rounds Miami kasuks läheb. Tuleb selle tagant Leffi, saab kätte P90-ga 1 killi, on välja koolitud, kust Leffi tuli, on valmis rumpiga siit, Ike on võtab 3. killi selle raundis ning Draco lõpetab selle raundi Tech9-iga, tappis seda tonke ning 13-4 force by round läinud Miamile. Jah, väga hästi tehtud Miami poolt. Väga ilusti kooliti kõik kohad välja pärast seda, kui saadi piisavalt kätte. Tundub, et Miami call-outid on tegelikult päris head. Et kohe tuleb call-out, kohe teadaks, kus on, ollakse selleks valmis ning skoor räägib ka oma eest, et 13-4 hetkel selguks on. Jah, selles mõttes on tugevasti siis Miami vennad domineerimas kogu seda mappi. Ja nagu näha, siis mingi imeliku pai tegid CT-s, kus Leffi ostis endale helmet koos Kembleriga ja Kuri ostis Kembleriga, kui keegi teine mitte midagi ei ostnud. Aga vaatame, kas see välja neid toidab. Praegusel hetkel tundub, et väga ei toida. Ja pommiga või granaadiga võetakse maha
Kuri. Jaakson üritab minit maha saada oma pisikese pistoliga, aga mitte midagi ta sellega ei tee ning 14-4 skooriks Miami kasuks läheb. Ja see oli võrdlemisi okei round jällegi Miamile, sest ainult Jansik oli see, kes surma sai. Ja üsna ühepoolne mäng siis, kui võib öelda. Praegusel hetkel küll, jah, et kui ma oleksin Team Desire, siis ma võtaksin parem Swedist natuke laenu ja õpiks mängima. Kes on ka ühtlasi ürituse sponsor. Just. Niimoodi. Aga see mäng siin läheb ilmselt Miami kasuks, mida päev edasi võib-olla võrdsemaid vastaseid me kokku minemas näeme. Loodetavasti küll, selles mõttes, et ega jah, meil ongi siin tänane öö jäänud neid asju vaadata. Aga samas lõpupoole võiks vähemalt siis, ütleme, top 8 olla suhtustada. Ja milline timing tegelikult oli, Donke ja Nick mõlemad vaatasid korraga eemale ja ning Donke oli siiski selles olukorras natuke kiirem ajastusega vaatas tagasi ning Nicki tema sai need kontroll tegelikult päris kiiresti Miamil. Nagu näeme, et nad on shortist boostivad, kes seda ootavad, see tõed kuigi boosti committina. Kas boostist nähti ära siis Ilus Leffi? näitab Leffi peale, Leffi saab. Ei saanud väga palju tähendust. Oi, mida teeb Leffi? Leffi võttis vähemalt 2 tüüpi endaga kaasa, enne kui läks ise surma. Ja mida tegi Team Desire tegelikult oli see päris suure kontrolli all terve poole ja järsku see lagunes. Desire võttis roundi. Ilust tundi selga, Leffi ei saanud granadist nii palju damage'it ning suutis isegi ühe killi teha headshot'iga pistoliga. Ja Leffi tegelikult mängis praegu seda olukorda väga hästi välja. Ja nüüd on mõlemal tiimil selline funky ostmine. Ei, ma siin muidu olen ennem ka tähele pannud, nagu chatis öelda, et lasavad 3 järjest roodivad, et ma olen päris tihti tähele pannud, et samamoodi, et relvas on siis 8-9 kuuli võimalik veel võtta üks pikk, kuid siis... Ja pikkidest rääkides, siis Ike on kukkus siit kiiruga maha ja Nick teeb tööd nüüd selleks, et... Kui tahaks nagu mängitakse refragide peale, siis siin ei näha. Võetakse refrag ja samal ajal kohe võetakse Team Desire poolt vastu refrag kuskilt mujalt. Enam-vähem küll, jah. Seega selline refrag, mida on võtsid, ei praegu kahjumis see, kuid nüüd tuleb kolmane olukord, Nick kuuleb ilusti ära, et tuleb Penti Jaak ning headshot'iga teda maha, sealt ka võetakse. Ilus Molotov tuleb ette praegu, B-lobi ette ei saa ta B-sse committida ning vaikselt liigutakse tagasi. Aega iseenesest on 44 sekundit. Ja Nick üritas flashida ära, sai esimese piki kätte, saab ka teise, ei saa, Nick kukub läbi Head-Roll Hunteri. Leffi teab, et on saidis sees, ilusti võtab maha Draco teadist. Õigemini Draco ei teadnud, on saidis, tuleb pomm käes, jookseb saiti ning Leffil ei ole väga suur töö võtta need alast maha. Nii et taaskord võiks öelda siis hea töö just Team Desire'i pool. 14-6, nad on nüüd 2 roundiks järjest võtnud isegi ja nii see on. Et pärast poolte vahetust 3 raundi võtnud. Ja siin terroristid üritavad kiiresti täitsa minna, kohe tuleb kill Eedam rolli vastu Ikemi peale, refrag on võetud, tagasaidis kuride pealt tööd on valmis, Draco peale, Draco saadakse ka maha, kuid nüüd on Donki juba abis ning Miamil siin väga... Mini üksinda siin midagi väga ei tee. Ja 14-7 Team Desire tuleb tagasi. Võib-olla nad võtsid juba selle laenu ära sealt. Kurat, seda teab reis. Võib-olla on SMS laenu kuidagi. Äkki on, mitte midagi paha pärast, aga äkki on mingid digifestist mingisugused huvitavad kalduvused tekkinud ja tahtmised teha sama, mida teha digifestil. Nimelt. Kus rahale ära õhtu. Võtavad ürituse nimel reisist laenu ja jooksud ära. Aga Donkel ei läinud see spray mitte üldsegi hästi ja tuleb tunnistada, et Draco kasutas selle omamoodi ära kohe. Nüüd on Miami võimalus võtta ära see match point ehk siis ja kas ta nägi, Draco nägi läbi vendi augu seda kurja siis? Ja siit kindlalt tuleb ära see 15-7, kui just Headhunter ei tee meile midagi lahedat, midagi, mida me pole ammu ländil näinud, kus tõmmatakse 1-5 klatš. Siis ma viin talle küpsise, isiklikult. Ma arvan, et peaks kõik siit küpsise viima talle. Ma arvan küll. Ja korraks jäi server seisma, aga sellest pole hullu midagi. Aga Headhunterist troll isegi... Ja nüüd on vist piiksumine toimub juba kiiremini. Me ei kuule soundi. Ma soundin silmaga.
ma arvan, ja 3-2-1 enne põhku. Veel mitte. Oota. Seda on päris halb. Nüüd hakkab. Ja ütleme 5-3-2. Peaaegu. Ühesõnaga, kui see kool ülevalt ära kaob, siis meil on 2 sekundit. Jep. Ja match point esimesel mapil Miami versus Team Desire. Vaatame, kas Jansi, Ikeon, Nick, Draco ja Mini suudavad end selles raundis veel kokku võtta ja esimese mapi enda kasuks võtta või mitte? No, võimalus on see asi overtime'ini minna, aga nad peavad väga solid City poolt mängima selleks. Nad on näidanud paari päris head raundi, kus nende koostöö on sujunud, aga praeguse arvustuse põhjal ma ütleks, et siit tuleb kas 16-7 või 16-8. Ja Lefi on juba kukkunud Desire'i poolt. Ja siit kukkus ka Jaak nüüd Ikeonile. Ikeon see round 2 fragi juba saanud. Avavukse Mini. Saidi kontroll on juba ilust saadud Miamil ning 3-5 retake siin peab tulema. Meil on 2 P90, meil on M4A. Ja pomm on juba pländitud ka samamoodi. Ning vahepeal kardaks meist jälle üle. Ja ei saa ilmselt siit midagi teha, enam kuri. Ja siit tuleb vanduda alla siis Desire'il, et Miami oli selles mängus või siis selles mapis parem, ei tea, äkki see on lihtsalt Desire map. Võimalik ja viimane võetakse veel Nadiga maha, nii et väga hea mäng Terrode poolt, ehk siis Miami võtab selle mapi. Aga meie poolt praeguseks kuni järgmise mänguni ning saadame sõna siis meie analüütikusse lauda, kus vastu võtab teid Bloom. Jep, Boom out, Bloom in. Aitäh, Boom! Siin on Bloom. Ja nagu me nägime tegelikult, siis mängus juhtus oli huvitavaid momente küll, kuigi algas niimoodi suhteliselt ühes suunas palju taoti kogu aeg ühte väravasse. Lõpuks oli meil granaadikille, lõpuks meil oli nagu kõiki asju, et see asi oli täitsa mängumoodi. Mis te arvate? Jaa, et Miami valdavalt ikka domineeris selles mängus, et kuigi teine võistkond ei andnud alla, ikkagi pushis edasi, aga ikka valdava mängu domineeris siiski Miami. Ja Miami poolt oli näha, kui hästi nad CT poolel võtsid A-side'i väga ilusti, et minu arust mingi üks push võib-olla oleks hästi läbi ainult. Et enamasti kogu aeg hoiti A-d ilusti ja mindi miidist siis peale või midagi. Aga mõni viga, mis neil oligi see, et nad mängisid miidis liiga agressiivselt. Aga neil oli samas väga hea team communication, ehk siis kohe kutsuti tagasi midagi valesti. No, selles suhtes ma ise vaatasin, kui see mäng pihta hakkas ja see oli vist 7-0 ja siis tuli see esimene punkt ära, tuli see 7-1. Et ma tegelikult sel hetkel, kui oli 7-0, mõtlesin, et kurat, et kui ma oleks nagu ise selles tiimis praegu, et mida ma nagu mõtleksin ja mida ma arvaksin, et need inimesed, kes minuga mängivad, nad teavad, et ma tavaliselt ütlen, et nad on dropid kõik on ahvid, kõik on dropid, kõik on värdjad, et kui keegi kui me kaotame mängu, siis see ei ole kunagi minu süü. See on alati sinu süü või ükskõik kelle teise, aga mitte minu süü, Aga mulle tundub, et nad ei hakanud nagu seda mängu mängima, et sa oled drop, sa ei oska lasta, vaid et see teamplay sai nagu edasi minna niimoodi loomulikult, et tänu sellele üldse mingisugused comebackid ongi võimalikud tegelikkuses. Et tiimitöö peab hästi hea olema, et nagu üldse pushida. Et kui kellelgi mott ära kaob, siis on juba see, et läheb endal ka mott ära ja